paneme minna või? Tõstata lauda kõrgemale. Veits. Okei. Mõtleks paljuks. No tere! Tere tulemast jälle kuulama podcasti Mõjuaine. Seekord me natuke hilineme, sest et kui oli õige lindistamispäev, siis ma ei saanud rääkida. Ma rääkisin umbes siuke, ehk siis keegi oleks mitte midagi aru saanud, mida ma räägin. Nii et nüüd me oleme siis tagasi. Hammast ei ole enam. Tarkusammast on maybe I am now stupid. Who knows? No vaevalt. Nii, mis meil siis on täna kavas? Räägime siis kõigepealt nendest toodetest, mis meil siin laua peal on. Nosin.eu saatis siis proovimiseks meile külmkuivatatud tooteid. Saime selgeks selle lõpuks. Jah, siin on hästi palju erinevaid maitseid ja me hakkame neid proovima nüüd ja siis hindame. Või noh, ma ei tea, mis hindajad me päris oleme, aga me maitseme küll, sest süüa meile meeldib, mulle eriti. No maitsemeeled on erinevad ka, nii et siis saame oma ausa hinnangu anda. Ja ütlemegi ausalt, mitte ei praise kõike kogu aeg. Ütleme pigem midagi soolast. Me ei ole niimoodi. Siis võtad see. Asumär. Okei, hea algus. Alustame sellest ananassist. Äkki on papaia? No ma teen mingi soolase lahti. No. Nii. Food freestyle. Külmkuivatatud ananas, pinaple. Mis on selline kõvasti kinni? Nii. Lõhn on õige. Tahad toita mind? Ma söön ise ära. Pesin just hambaid. Minna. See ananass on hea. Võta ka. Nii. See ananass on isegi üllatavalt hea. On ju? Jaa, tõesti on. Nii, hea, sööme maisi peale kohe. Davai. Ma olen söönud niimoodi, et maisi vaata külmutatakse ja siis ma söön neid jäätunud maise. Polegi nii hull. Mais nagu mais ikka. Kuiv mais. Jah. Ma mõtlesin, et ta on äkki siuke nagu hästi kõva, et äkki murrab hamba ära või midagi, aga hästi pehme. Mega pehme. Väga okei asi, mida süüa. No siin on sibul, see on sulle. Ma vist ei suuda ikkagi proovida seda. Leedrimarjad. Mis see leedrimari on? Must sõstar või? Ei ole. Tannika leedrimarid on teine asi. Tannika leedrimari. Või see, vabandust. Jälle mähmerdan siin, vabandust. Jõul hullu, me olemegi ühed mähmerdised. Nii, siis mul on siin leedrimarjad. I don't know what that is. Mingi foodi kohta ma ikka ei tea väga palju asju. Mis toimub? Oi. Kuna seda sibulat ei saa proovida, sest et see ongi pulbrina. Olma? Jaa, nii et siis lõhn oli nagu sibul, nii et võta koju. Siis on nii ok. Näpud lähevad punaseks sellest. Ei, võtta, see ei ole halb. Aga ma ei tea, mis see on leedrimari. Ma ei oska hinnata, kas ta on leedrimari maitsega. Näe, ananassi on 2 tükki. Saad ühe koju. Küll sa oled lahke, aitäh. Kõik, mida ma ei taha. Sulle. Nii, lähme edasi. No, see on nagu leedrimari maitsega, aga ta on nagu üpriski siuke maitsetu. Mis see leedrimari on siis? Mari, mis on pildil. No shit. Ei no, meenutab nagu arooniat, aga... Okei. Ühesõnaga. Küsi, mis on nüüd aroonia? Mis on aroonia? Ei, aroonia ma tean, ma sõin neid lapsena kogu aeg, mul olid suud ja kõik asjad koos. Nii, võtsin kirsid. Ei, vabandust. Jõhvikad. Kohe valetama. Kohe, jah. Patoloogiline. Hapu, jah? Natuke nagu hapu on, jah. Aga nii hapu, kui need värskena oleks. Võta ka, jah. Aitäh, et pakud. Appi mul endas suust välja. Put it back. That's what she said. Michael Scott. Seda ma ise vist ei ostaks seda jõhvika oma. Ma ei ole suur jõhvika fänn mitte kunagi olnud ka, nii et kui maitseveedes on tavaliselt võtud seda, siis ma olen mingi. Pigem ei juba midagi muud kurki näiteks. Vaata, mina ei tea, mu see kurgivesi on nagu kuidagi... vaarikad või? No mulle meeldivad magusad vaarikad. See on nagu siuke hapukam, aga vaarika maitse on ikkagi olemas. See on päris
jah, vaarikas on. Mulle meeldivad nagu hapud. Koogi peal on vaata hapudmarja, tead. Ja proovime kirsiga ära ja siis on kõik. Siis saad oma lemmiku valida. Absoluutselt. Nüüd peaks tegelikult olema Spotify's kõik need osad videoga. Et soovitan siis neid kohti vaadata, sealt neid ja kuulata, sest et muidu läheb veidraks. Me ainult mingi nosime. Kirss või? Aga no lõpus on. Aga see mingi paitsi. Ei ole. Ei ole jah. Ei ole jah. Iga happu lihtsalt. Hapol jah. No mina ütlen ausalt, minu lemmik on ananass. Mul ka. Ananass. Kõige rohkem maitset oli no suht üks ühele. Mais oli ka, mulle meeldis mais. Ja, sama. Seda nosikski vaata nii sama. Ma arvan, ma võtaks isegi need kirsid, kuna ma sain sellest ehmatusest üle, et need on spice'id, vaata. Et siis... No ma oleks äärepealt sulle tervise šotti toonud ka, aga siis ma mäletasin, et sa ei tarbi vürtsikaid asju, ma ise tegin. Ingver, sidrun, panin natuke chili helbeid ja siis mett. Nagu keetsin ülikaua, autasin. Ja siuke päris spicy lonks on see, siis ma mõtlesin, ma toon, et sul on vahe tervist. Ma seal toidumessil jõin mingit siukest asja ja panin seda nagu vana kombe järgi nagu pitsi alla, vaata. Ja siis see oli nii nagu vürtsikas, pluss see ingver ise annab juba seda mingit rämedat, vaata vürtsi juurde. Panin selle ja siis ma olin mingi... No ikka väga rits oli. Seda oleks võinud natuke aeglasemalt juua. No ma toon järgmine kord sulle siis. Sügis ei ole läbi. Sügis ei saa mitte kunagi läbi. Mulle sobib. Siis kui sajab õues, siis sa oled nagu mingi this is best day ever või? See on väga ilus ilm. Tegelikult. Jah. Ma ütlesin just hiljuti kellegile telefonis ka, et täna on see väga hea ilm lihtsalt. Mitte midagi ei saa teha. Kodus lihtsalt telekat vaadata. Ehk siis terve sügis põhimõtteliselt on kodus teleka vaatamise ilm või? Ei, mitte seda, kui ikka päike paistab ja need lehed on kõik langenud, siis võiks mingi jalutuskäigu ikkagi ette võtta ju. Nojah, siis jalut. No maitsed ongi erinevad nii, et... On küll jah, mina vaatasin seda vihma ja olin nagu mingi pluskilmi. Ma võin tundide 5 akna peal passida ka seda vihma ja... Aga see pidigi olema, et inimestel on mingi paar asja, mida nad võivadki jääda vaatama, mingi vee voolamine, eks põhimõtteliselt vihm on ju ja siis kui lõke põleb või mingi tuli põleb, siis saad nagu mingi amazed. Seda võib vahtida. Jep. Midagi oli veel, aga ma enam ei mäleta. Ainult 2. Mis 2? No 2 asja, mida inimesed vahtima jäävad lihtsalt niisama. Ja ma ei olegi seda nagu kuulnud. Ma ei oska kaasa rääkida praegu. Good morning. Aga tegelikult meil oli ju plaanis rääkida täna mingitest restoraanidest või söögikohtadest, kus me käinud oleme, mingid erinevad muljed. Ma lasen sulle alustada, et ma ei ole väga mingi resto käija ja ma ei mäleta väga ka midagi. Ei no nüüd, kui niimoodi kohe peab ütlema, et kus oled käinud, ega siis on pead... Sa ei teingi nimekirja või? Ma ei teinud, jah. Mida jälle isegi mina tegin? Tavaliselt teed sina ju. Tavaliselt teen mina jah, aga seekord otsustasin, et panen puusalt. Oho, no nii. Esimesed kohad, mis... Freestyle. Just. Fut. Just. Ühesõnaga, ma arvan, et kui rääkida nagu päris nagu restoranidest, siis alati 2 kohta on sellised, mis ei ole kunagi pettumust valmistanud. On näiteks Tuljak ja on Pull. Restoran Pull, see on Rotermannis. Tuljak on see, kus oli mingi 5 pelmeeni või? Ja see, kus me koos isegi käisime. Ei no selles suhtes, et maitsete poolest just ma mõtlen, et kui minna ikkagi restorani, siis ma tean ju, et see kallis koht ju selles suhtes. Ja, restoran on jah, minust natuke kaugel. Tahaks odavat ja head. Aga tänapäeval vist ei saa sükst asja enam. Tänapäeval kindlasti mitte. No isegi sakslased ütlevad, et Eestis on lihtsalt nii kallis olla. Kõik on Eestis palju kallim kui on igal pool mujal. Ja see on veider, sest kunagi oli odavam. Ja nüüd me oleme lihtsalt nagu mingi rocket ship. Palgad on väiksed, aga raha tahavad kõik saada palju. Sellest on natuke kahju jah, aga kvaliteet tegelikult ei ole nii hea. Ei ole jah. Et hinnad on nagu laes, kõik üritavad põhimõtteliselt samas kohas hoida, isegi kui sa oled kohvik on ju, siis sa teed omale nagu mingi bad fancy nime mingi friikatele on ju ja müüd seda mingi 15 euriga. Ma ütlen kohe siia vahel ära. Sellel, kas oli Rakvere toode, on salami trüfli maitsega, on müügil nüüd. Ja ma pidin ostma, see on praegu soodukaga. Selveris.
Of course, siia tuleb ka veel üks hea lugu otsa. Nii. Aga ostsin ja väga hea maitse oli selle salamini, ma soovitan. Trühvli? Jah. Ainult Selveris või? No. Oli Rakvere või? Jah. No ma eile lihtsalt esimest korda märkasin seda, see oli soodukaga. Palju oli soodukaga? 2.39 äkki või? Võib-olla kannatab üheks pidupäevaks osta. Kas täna on see päev? Ei, ma ei osa. Ei no, Selveris tegelikult eile juhtus üldse selline asi, et mõtlesin, et okei, et tuleb siuke rahulik reedene päev, pole ammu magusad söönud. Ostaks kooki poest, on ju, ja siis ma nägin, et seal oli see degusteerimislett ka, et seal oli 2 kooki. Noh, silmanurgast ikkagi registreerid ära, mis seal laua peal on ju. Keik. Mis asja? Keik, sa ei tea seda laulu või? Mingi Nicki Minaj või midagi. Ei tea jah. Aga siis tuhisesin nagu mööda sealt on ju ja mõtlesin, et okei, et seal oli šokolaadi Napoleoni kook, aga mulle ei meeldi, et seal laua peal oli ju see kook, siis mõtlesin, et davai, ma lähen tagasi ja ma proovin selle ära, et ennem kui ma ostan on ju. Ja läksin sinna, mul olid kõrvaklapid peas. Ja ma nägin, et see teenindaja siis nagu rääkis kellegiga, ma eeldasin nagu mingi sõbranna või keegi, ma ei hakka segama, võtan selle ühe koogitüki ja ma tõmban tuld on ju. Ja siis järsku näen, et ühe naise nagu minu suunas vaatab mulle otsa, ütleb mulle midagi, siis ma nagu panin muusika pausi peale ja siis ma küsin, mis sa mulle ütlesid praegu. Siis ta mingi, et näe, vaata siin leti all on veel süüa, vaata, et söö kõik ära siis juba. Mõtlesin nagu, et ma ütlesin talle, et kuidas palun, mida sa nagu räägid, et ma tahaks ennem proovida, kui ma ostan mingi toote. No sellepärast need ongi seal ju. Jah, just. Ma mitte kunagi ei võta nagu sealt letist nagu asju. Ükskord jah, sõin hummus, sest mul oli tuttav seal ees ja ta pakkus mulle hummus, mõtlesin, et davai, ma siis söön on ja väga maitsev oli ka. Ja. Aga siis see naine nagu vaatas mulle suht jahmunud nagu näoga otsa. Ja ma küsisin ta käest, et nagu piinlik ka on või? Siis ta mingi, et ei ole. Siis ma mingi ütlesin kahju ja kõndisin minema. Siis läksin, võtsin selle koogi, aga no mul ei andnud rahu. Ja siis ma kõndisin veel teisel poole poodi. Ikka ei andnud rahu. Siis mõtlesin, ei, ma lähen tagasi, ikka nii see asi ei käi, vaata. Ja siis nii, kui ma hakkasin... It's on! Ja just siis, kui ma hakkasin sinna leti juurde tagasi jõudma, siis ma nägin, et see naine lihtsalt tormas minema. Siis ma rääkisin selle vanema naisterahvaga, kes see teenindaja oli, siis ütles ka, et mul on ikka nii hea meel, et sa tagasi tulid, et see oli küll nagu vastuvõetamatu käitumine ja nii edasi. Et ma ütlesin ka, ma ei tahtnud segada, kui sa oma sõbrannaga räägid. Ja siis ta ütles, et oi, see oli täiesti suvaline inimene, et ta ei olnud mu sõbrannagi. Ja siis ma mõtlesin nagu, milline jultumus. Mida inimesed lubavad endale? Ja siis see naine ütles, et aga see naine ise küsis, et kas te saate mulle siit leti alt ühe koogi anda, oli ta ka jutustama jäänud. Siis ta ütles, et et nagu see on degusteerimiseks mõeldud ja et ei saa mitte midagi. Kes tasuta nagu anna mulle kooki või? Ja siis ilmselt oligi kade. Et ma proovisin kooki, mida ma ilmselgelt olin nõus maksma selle eest. Ühesõnaga selline huvitav seik oli veel siia, et palun inimesed, te ei tea mitte kunagi, kui hea või halb päev kellelgi olnud on, ära mine mölisema, lihtsalt hoia keelt tammast, aga ole vait. Nagu reaalselt. See oli nii ebavajalik ka üldse see kommentaar, nagu mingi, mille jaoks need koogid sulle pandud sinna on? Et sa vahiksid neid või? Just. Ma kindel, et ta see kook maksis 3.39, nagu come on. Ma saan aru, et kõigil ei ma saan aru, et kõigil ei ole seda raha mingit kooki osta, aga siis ära seisa seal leti ääres ja ära mölise. Võõraste inimestega. Sa oled ise ka võõras inimene, sa oled mitte keegi, sa ei ole töötaja, sa oled nagu, miks sa üldse ütled midagi? Mine tea, äkki ma tahtsingi minna poodi, osta kooki on ja proovidagi seda ühte tükki, et see teeb minu päeva paremaks on ja mine tea, äkki mul oleks mingi surmateade olnud see päev, ma olin autos just mingi 4 tundi nutnud on ja no kurat. Andke mulle see kook, noh. Mida sa mölised? Tiku otsas üks amps ja sa saad sõimata. Aga ei, mina ei suutnud vait olla. Võta leti alt ka. Ei, ma imestan jah, ma ikka suutsin suht tabavalt olla. Ma ei tuleks üks asja pealegi, ma arvan, et tal mingid kruvid logisesid peas. See ei ole normaalne, inimene ei tee nii ju. No ega vist ei saa. Võib-olla oli endal halb päev, mis iganes. Aga no tal oli suht siuke saikari pilk ka, kui ma tal otse silma vaatasin. Saiko siis on elus kohanud küll ja veel nii, et... No ega väga õige siuke eestlane ei jää ka nende tädidega sinna jutustama mingi
minuteid ja minuteid. Just. Aga mina teen seda nägu, et ma olen nii huvitatud, siis ma maitsen ära jälle minu. Jah, aga nüüd on trauma ka. Nüüd ei julge kunagi võtta. See täpselt samamoodi nagu salongides on vaata need kommikausid on ju. Kas ma võtan või ei võta? Kas nad vaatavad imelikult või mitte? Sellega seoses tuleb veel siuke lugu ka meelde. Mul oli seal, siis kui mul enda salongike veel oli, siis ma käisin ise korra ära ruumist ja mul ootas nagu klient mind tagasi on ju. Ja ma panin just terve kommikausi, panin kommi täis. See sai kõik ära või? Ja kui ma tagasi tulin minuti pärast, oli seal kausis ainult üks komm alles. Ja kui ma tegin selle ripsme hoolduse talle ära, ta võttis selle viimase kommi ka veel kausist. Ta kogu raha eest käis, vaata. Ja ei, ta võib-olla arvas, et ma ei saanud aru või ma ei teadnud, aga ma just vahetult panin selle. Ja ta arvas raudselt, et need seisnud, vaata, et keegi nii võta neid. Siis ta käib mingi salongis, võib kõik kommid ära. Ma ei tea, ühesõnaga siuke naljakas lugu oli ka. Ja. Ma ei ole salongist vist kommi võtnud niimoodi. Isegi siis, kui ma käisin seal oma eelmises salongis, seal oli ka kogu aeg kommikaus. Ja ma võib-olla ühe korra küsisin, kas ma võin võtta. Aga kõht oli kogu aeg tühi, vaata. Vaid neid komme seal kausis, aga veider on võtta. Ja ei, see ongi alati see, et loetakse nagu ampsu pealt, et kuidas ta julgeb, kuigi need on klientidele pandud, on ju. Sa oled, tahaks tegelikult ühte veel, aga sul pani terve kausi kinni, nii et tal oli no shame ära. Ja tahan poest kooki osta, saan möliseda ka veel. Aga ta teeks iga päev seda, on ju. Okei, trauma, missugune. Nii, lähme toidukohtade juurde tagasi. Restavi juurde tagasi poest. Selverist on täna jälle räägitud. Just. No, Selveri kasseerima hakkama. Kusjuures sellega seoses, kas oled käinud sellises poes nagu Karja Market? Mustamäel seal majade vahel või? Ja ühe korra on läbi õppunud. Ma käisin ka nüüd hiljuti. Ega seal midagi otseselt nagu nii erilist müügil ei ole, aga seal on see külmutatud toodete lett on päris siuke uhke. Et põhimõtteliselt minu mõte tekkis see, et kui TikTokis on jälle mingi läbiv teema, ühesõnaga tehakse seda seafood boili, vaata, ühesõnaga mereannid, sa ei ole fänn, ma tean. Ma ilmselt ei ole ettegi visanud sellist asja, sest ei, ma saatsin sulle ükskord video, sa võib-olla ei vaadanud seda, mida iganes. Most likely. Ma juba tean. Okei, ühesõnaga kui keegi tahab teha sellist asja, siis sealt külmutatult ma usun, et kõik vajalikud mereannid saab kätte. Kõik võimalikud, seal olid isegi mingi homaarisabad ja mingid siuksed asjad. Ühesõnaga väga rikkalik valik oli seal. Hinnad olid siuke so-so. Aga ma olen harjunud Selveris käima, nii et... Sul oli nagu mingi, nii oda. ei tea, tegelikult nagu seal oli... vale reklaam oli üleval, et mingi 500 grammi hiidkrevette on 3,99. Ma läksin poodi, ma otsisin kõik letid läbi ja Selveris mitte ei, seal Karjas, aga seal ei olnud, ma sellepärast läksingi, ma mõtlesin, Selveris oli see mingi 400 kott oli vist mingi, ma ei tea, 9 euri või. Ja siis ma mõtlesin, et ei, ma tavaliselt on sooduka kohe, sellepärast ei ausõna. Ja siis jah, ühesõnaga läksin sinna, otsisin, ei leidnud mitte kuskilt ja siis mõtlesin suva, võtsin selle kilose koti, mis maksis mingi 9 euri vist või. Siis mõtlesin, et davai, siiamaani see on neid. Jej. Varud on olemas. Oota, aga krevette sa sööd ju? Siuke vahepeal nagu. Kui need on kuskil mingi pasta sees või niimoodi, siis jah, aga ma niimoodi puhtalt küll neid ei pane. No, nagu mina üks päev. Sõid lihtsalt puhtalt või? Ei, no ma tegin ahjus pill krevette. Väga annoying voice oli seal videos. Ma ei kannatanud, siis see video lihtsalt jäi mul taustalt, siis mul olid käed õlised. Ja see oli nii halb lihtsalt. Aga ühesõnaga, kõik krevetid olid head. Ma proovisin ise teha kodujuustu saia ka, gluteenivaba ka ja pealt nägi väga hea välja, aga ilmselt oleks pidanud natuke kauem laskma küpseda, kui... Seest oli pehme või? Jah. Nagu ülevalt poolt oli nagu justkui küpsed, aga alt poolt oli nagu ikkagi siuke toores, aga ma arvan, et ilmselt oligi lihtsalt
vale vorm ka, mul oli see klaasis, ma mõtlesin, et äkki ajab asja ära, ma ei Okay. ole väga suur mingi saiaküpsetaja olnud kunagi, onju. Ja millega nad siis muidu tegid? Ongi siuke õhemast metallist Okei, selline nagu see mingi vorm. banaanileiva vorm. Ja, just. Siis ma mõtlesin, et ma proovin seda sama asja uuesti, aga lihtsalt ma ostan selle õige vormi või siis mingi silikonvorm või mis iganes. Võib-olla see klaas kuidagi, ma ei tea, ei lasknud siis kuumus nii hästi, Kujuta ette. mis iganes, ei küpseta nii tasaselt ära. Mul ei tule tavaliselt välja need mingid saiad ja tegelikult banaanisai vist on tulnud isegi mingi 2 korda välja. Aga ma teen neid kodujuustu banaanipannkooke, vaata, hommikuti vahepeal. Ja need jäävad ka vahepeal seest veits pehmed. sa teed ahjus neid või? Ei, panni peal. Mul on tunne, et nagu kui ta nagu paisub, vaata veits sealt seest, et siis ta ei, nagu see kuumus ei jõuagi kuidagi sinna keskele. Aga no ma ei tea mitte midagi küpsetamisest tegelikult, nii et ma jaurasin oma seal Dubai šokolaadiga ka, ma ei tea kui kaua. Jah, ma otsustasin, et ma ikkagi vist tellin ühest kohast selle šokolaadi ennem, kui ma hakkan ise katsetama. Mulle saadetakse seda kohta mingi tohuja, et vaat siin teevad, et tee sina ka. Ja siis ma olen 2 korda nüüdseks teinud seda Dubai šokolaadi ja see ei ole mul selline nagu neil. Ja ma ei osta mingi 16 € seda šokolaadivormi. Natukene, ma nägin Marketplace'is keegi müüs 6 € neid ja Temus saaks ka kindlasti odavalt. Aga ma vaatasin, et see vorm oli jah sul nagu õhema šokolaadi jaoks. Seda ma mõtlesin, sa ütlesid, et nagu õhuke vorm, ma mõtlesin, et nagu materjal oli õhuke. Ei, mul oli nagu õhuke, et muidu see peaks olema ikkagist nagu 2, vaata, et sinna see filling läheks. Minu õhukest tegelikult ta teeb ilusti ära selle šokolaadi, aga ongi seda fillingut on lihtsalt nii vähe seal sees. Ja mind tegelikult ei häirinud, sest ma sain lõpuks nagu hakkama selle šokolaadiga ja ta oli täitsa nagu hea, ma sõin selle nagu reaalselt mingi 2 mintsaga kõik ära. See filling, mis seal sees on, see on haigelt hea asi. Ma sõin seda, mul jäi alles ka ja ma panin seda lihtsalt lusikaga sealt potsikust ja Jakobile ei jätnud nagu. Sest lihtsalt sõin ise ära, aga see pistaatsiakreem on nagu, ma ei tea, kuidas nagu nii kallis asi olemas saab olla. Nagu mingid pidikesed potsikesed, mingi sotased, grammised, maksavad see mingi 15 €. No muidugi jah, aga ma ei tea. Ja kus sa selle kreemi üldse soetasid? Ma sain lõpuks selle mingist veinipoest Kalarannas. Sest et hästi paljus kohtades, kus ta peaks olema, ta on välja müüdud. No praegusel ajal kindlasti, kui kõik seda Dubai šokolaadi kodus teevad. Keegi teeb, saatke mulle ka palun, ma tahaks proovida. Saatke mulle ka mingi õige lõpuks. Mitte see pisike, mida ma ise üritasin teha. Ma tegin, jah, ma tahtsin tegelikult Lidlist, sest et kõik saatsid mulle seda, et Lidlis on, aga seal Lidlis on mingi Italiamo päevad ja selle raames ainult on seda ja praegu ei olnud Italiamo päevi. Siis ma kirjutasin Lidlile ja siis nad ütlesid, et tasub meie kliendilehel silma peal hoida. Siis ma olin mingi, ütle lihtsalt, kas on või ei ole. Miks ma pean seda kliendilehte kogu aeg vaatima? Mul on ilmselgelt kohe vaja ju. Mul on mingi tutvus Lidlis, ma võin uurida. Küsi siis, millal on Italiamo päevad? Teeme nii, saab tehtud. Nagu oleks võinud mulle lihtsalt nagu öelda, kust saab ja kui ei saa, siis ei saa, noh. Lihtsalt soovitus. Nii, nüüd siis lähme restoranid. No vaatame, proovime minna. Tuljakust rääkisime ühesõnaga, minu meelest me mitte kunagi ei ole pidanud pettuma, teine koht on restoran Pull. Ma olen alati võtnud seal seda veisepõske, mis on nagu hästi kaua nagu hautatud, on ju. Aga millegi pärast on niimoodi, et see ei ole ainult toidukohtadega, aga kui ma leian endale mingi sellise lemmiku asja, see läheb müügist maha. Jaa. See on lihtsalt igal pool niimoodi. See veisepõsk minu meelest võeti mingi aeg maha, kui ma tahtsin käia seal söömas. Aga nagu võib-olla nad on tagasi toonud, ei tea. Aga jah, ühesõnaga Vapianos mul oli lemmikpasta. Mis see oli? See oli vasikalihaga mingi sinihalitusjuustu viigimarja pasta. Ühesõnaga väga hea oli. Ja ma mäletan, mul meeletult isutas, mõtlesin, et nii, nüüd on suva, ma tellin endale, ja mul ükskõik. Vaatan, ei ole. No more! Kust saab? No et ma olin väga pettunud ja nagu täpselt samamoodi lemmikpitsa oli mul ka Saaremaal. Saaremaa Kera siuke koht. Ja siis kui eelmine aasta või millalgi mõtlesin, et tavai, et telliks. Ei ole seda kohta enam. Aga kohta üldse ei ole või? Koht pandi kinni, jah.
võib-olla ei tasunud siis ära, aga ei ole lihtne siin Eestis ettevõtlust teha. aga tõesti kõige parem pitsa, mis ma olen söönud Eestis, oli seal. Et kahju, see koht hävitati. Mulle vapis lemmik on crema di pollo. Kõik valged mingid kreemised pastad on my thing. See vist on mingi forever seal juba olnud, ega see ära ei kao ka. Aga selle maitset on vahepeal muudetud küll. Ma pole tegelikult ausalt öeldes mingi 2 aastat vist papjoonas käinud. Ma aeg-ajalt ikka käin. Kui ma tahan makarone, siis ma saan mujalt ka. Kodus. Makarone kohti on juba nii palju, et... Aga sa käisid seal pasta Heavenlis ka? Heaven. Pasta Heaven. Ups. Aga väga heavenly pasta. On jah? Ei, seal on... Kas nad teevad seal pasta ise või see on ikka sisse ostetud? See on natukene nagu... Ma olen palju lugenud kommentaare selle kohta, et muidu nagu head pastad, aga hind on siuke, et võiks teha käsitsi. Ise. Samas suht ju jahu ja muna ja hakkame saama. Ma olen isegi teinud kunagi. Ma ei ole veel. Ma ilmselt võtan selle mingi hetk ette, aga mitte teeme koos. No võimalik, jah. Meil oleks mingit suuremat kööki vaja, me ei mahu minu omasse ära enam 8. Kellegil on kööki pakkuda, kus me saame videosi teha, siis... Mingi siuke suurem pliidiahi võiks olemas olla. Jaa, võiks. Kutsuge meid. Helista mulle, mõtleme vaid sulle. Tulen teile koju küll. Tulen sulle koju küll. Ja mitte üksi, vaid 2. Meid on 2. Okei, väga nunnu. See ei ole pornoleht. Ei ole, jah. Ega podcast. Anyway, moving on. Mõni restoran veel? No, ma ei tea, kiirtoidurestoranid, mis sulle endal? Kiirtoidu või? Jah, mis sulle meeldiks? Kus sulle meeldib käia? Kas sa pigem eelistad Hessi või sa eelistad Ma Maci inimene. Ma olen ka pigem Maci inimene. Ja siis ma olin sinu juures, sa tellisid S-burgerist endale. See oli lähemal. Ma tahaks nii tervislikult praegu toituda. Mingi seda ja seda ja seda. Ma võtsin wrappi. Ja siis ma lihtsalt läksin minema, ta jäi sinna üksi oma friikate ja wrappide asjadega. Sa räägid nii, nagu ma oleks mingi 10 inimesele tellinud. Telliski. Ole vaitis. Tellisin ühe wrappi ja väiksed friikad. Väiksed friikad. Olidki. Ja me ootasime, ta ootas neid tund aega. Ei olnud, see näitas alguses, et mul oli vaja kiiresti saada, sellepärast ma tellisin ka Hessist. See on põhjendatud nii. Aga neid ei tulnud ju kiiresti. Siis oli kirjas, et 20 minutit ja on kohal. Siis tellisin ära, näitas, et 40 minutit ja kohal, aga siis oli see, et ta ikkagi viskas seda aega nagu lühemaks kogu aeg. Keris lühemaks, jah. Nii, et mingi 25 minutit. No kui sa nii ütled. Sa olid nii unine seal, sa juba magasid. No ma polnud terve päeva midagi söönud. Smuutit tegid meile ju. Kurat, kus... Sa tahtsid rääkida, ma ei lasknud. Ei, mul ei olnud midagi öelda. Ei, sa tahtsid öelda smuuti tegemisega. Hakkasin taga rääkima, ta ütles midagi ja siis ta nagu ootas mu vastust. Ma vaatasin sul otse silma. Siis ta pani blenderi tööle. Ja lihtsalt vahtis mind. Ma ei mingi... Okei. See oli see hetk, et sa saad ise ka aru, vaat. Sul läks nii glitši ära lihtsalt. Issand, mul seda glitši juhtub kogu aeg, nagu siin podcastis oli ka tähele pannud. Ütled mingi sõna ja siis sa kuulsid, et sa ütlesid selle sõna valesti ja sa ütled selle veel valemalt välja. Veel valemalt. Veel valemini. Hakkab tulema, lihtsalt proovi midagi selgitada. Ühesõnaga, glitš on minu igapäeva teema. Meist ei saa. Me peame lihtsalt jama ajama suust välja. Ja, varsti hakkan raha saama, siis ma hakkan restoranides käima ja neid charge ima kõiki. Praegu mul ei ole väga suur pagas. No vahepeal ikka, sa pead hakkama Tinder date'idel käima, vaatavalt sa suhtes oled. Käid ikka, saad tasuta süüa restoranides. Jakob nagu nii seda podcast ei kuula. Ei no selles suhtes, et ärge talle öelge siis. Tegelikult ma arvan, et see on juba siuke väike chance üldse, et keegi sind restorani viib, siis kõik tahavad sind kas viivad kohvile või siis viivad metsa jalutama, nii et metsa ma ei läheks kellegi jalutama. No rabasse. Aga ma saan aru sellest, et esimene date võib olla, sa tahad nii kiiresti lihtsalt ära minna, et see kohvil minek on nagu okei. Siuke safe on ja. Ja sa ei pea nagu passima temaga terve õhtu seal laua taga on ja pärast pole mitte midagi rääkidagi. Istute ja vahite toitu ja menüüd ja tõtt. Või vahite tõtt. Just. Aga ütle siis mõni toidukoht veel. Mõni toidukoht veel või?
räägi oma sellest listist nüüd, sa panid kirja. Mul on siin, mis mul meelde tuli, kus ma nagu viimati olen käinud, et Sakura, me käisime koos seal vaata aastavahetusel. Üks aastavahetus oli tõesti väga hea sushi oli seal. Siis kõige parem minu guilty pleasure on Kotsu. See hinnakas. Nagu, no see ei ole nagu mingi restoelamus seal kohapeal käia ega midagi onju, aga see nagu Kotsu. See toit on väga hea. See, mis selle nimi on, mingi krõbekana. Mangiriisi asjadega. Korea vaata teema. No seda me ikka vahepeal tellime endale lõunaks koju ja no see seal on hästi väike menüü ka minu meelest, aga nagu seal keegi muud ei tahagi väga. Fakt on lihtsalt see, et mida lühem on menüü, seda värskemad on toorained ja seda kvaliteetsema toidu sa saad, nii et pidage see meeles. Kui teil on mingi kilomeetrine, lähetegi kuskil chopstiksi ja okei, sorry. Aga chopsticks on sa lihtsalt lappad neid lehti seal, sa vaatad nagu krevetid mingi või mereannid, siga, part, kana. See on lõputu menüü lihtsalt. Minu arust on see ka see My Sushi on veits siuke, et no seal on sushit, aga seal on nii palju muid asju ka. Oleneb millise, minu meelest kõikides ei ole nagu nii rikkalik see menüü. Kõikides kohtades ei ole sama ja nii palju, kui ma olen käinud. Nii, oota, võtan oma nimekirja uuesti ette. Siis ma panin ginger siia. Gingeris on ka need mingid Aasia toidud, no seal on ka suht pikk nimekiri, aga mulle väga meeldib seal Pekingi kana ja nuudlid. Oota, mis koht? Ginger. Ma tean. See on Arsenalis on üks ja Toompuiestel. Toompuiestel on ja mul tuli kohe see place. Seal me oleme viimasel ajal päris palju käinud, sellepärast et Chillist saab vahepeal odavaid kuponge ja Gingerisse ja Kageroo ongi mul järgmine siin. See on minul lemmik vahepeal oli. Eelmine aasta me käisime hästi palju Kageroos, see on vanalinnas. Seal saab sushit ja mingi Aasia toite ka, aga seal võib-olla sa oled storydes siin saab pannud. Ilmselt küll, sest seal on kõige parem krõbekana sushi. See nagu, ta on pealt hästi krõbe. Mina olen see inimene, kes ei saa kana sushist aru. See on lihtsalt vastuväärtamatu. Kimi! Mida krõbedam, seda parem. Väga head sushid sain ma, oligi Resto Moos või Moos Resto, üks emba kumba pidi, aga ühesõnaga seal oli väga hea sushi, just hiljuti sai proovida. Mingisugune, mingi osa sellest oli vist küpsetatud, see nagu lagunes natuke ära, aga maitse oli selles suhtes ikkagi hea, et ei olnud soja kogus algus, ma vaatasin, et see topsi sees oli nagu mingi ülipisikene, sest mina olen see, kellel on vaja kõike, nii ingver, wasabi kui soja, kui neid mingi üks asi puudub, siis ma ei saa. Mul on lihtsalt soja. Ja pulgad. Soja ja pulgad, jah. Aga jah, ühesõnaga see soja kogus oli nii pisik, ma mõtlesin, et kuidas ma hakkama saan, vaata. Aga sain hakkama. Tubli. Minul on vähe vaja, aga Jakob taasalt vallab täiega üle nagu sushit. Ma mõtlesin, et ma teen ise täna õhtul sushit. Eelmine nädalavahetus saime ka sushit. Sa läheb mulle sushi su peale nüüd. This is the best food ever. Nagu, kus on minu sponsorship by mingi sushi, on ju? Ja no me oleme juba Sushi Plaazast rääkinud muidugi, on ju? Eelmises osas, et ma toon selle ka välja, et ma ei ole seal tegelikult väga-väga kaua käinud, aga nii palju, kui ma mäletan, siis neil oli tegelikult suhteliselt decent suurusega rullid ja asju oli ka normaalselt sees. Ja minu meelest on natuke liiga suured need rullid. Minu jaoks on mida suurem, seda parem. Väike suu, mul ei mahu ära. Ma olen suure suuga. Nice. Ja mul on vaja suurt suhu. Sushit siis. Nii on hästi. Ma räägin sushist, ma ei tea, millest sa räägid. Ma arvan, kõik mõtlesime samamoodi nagu mina praegu. Okei, ja sa ise ka. Ja ära vaidle vastu. Mina ei mõtle kunagi pahadest. Sina oled see süütuke. Ma olen Mormon. Ma olengi Secret Lives of Mormon Wives. Sina oma selle saatega. Kõige parem saade, vaadake kõik, Disneyst näeb. Ei tea, ma võtsin just HBO endal lisatellimusena. Õnneks 4 euriga kuus. Aga hakkasin The White Lotus't vaatama. Ma vaatasin selle lennukis ära täis tulles. Mis mulje oli? Mõlemad hooajad vaatasid ära? Ei, esimese. Mul esimene sai just eile otsa. Ma ei ole ülipikalt mingisugust sarja vaadanud. Ja nüüd kuidagi see nii tõmbas vaatama. Siuke samas nagu kohati huvitav, vahepeal oli siuke nagu minu jaoks natuke too much, ma olen muidu siuke komöödiate ja asjade harrastaja. Mulle meeldis see, et enamus näitajad seal olid nagu tuntud nagu näod, et see oli äge. Ilusad mehed olid. Võib-olla.
ma ei tea, ma ei vaadanud sellise pilguga üldse. Mind täiega häiris see Sviini, see tšikk seal, kes mängis seda tütart. Minu meelest ta perekonnanimi peaks olema Sviini, ei või? Tütart. Millist tütart? Vaatasid ikka sama sarja. Jennifer Coolidge oli seal. Oli või? Ümber tema käis see kõik ju. Vaatasime sama asja ikka või? Ma ei tea. Äkki ma vaatasin siit teist hooaega. Sydney Sviini. Ma arvan, et sul oli teine hooaeg siis. Me vaatasime teist sarja, jah. Ilusad mehed, mõtlesin, mis meestest sa räägid. Äkki White Lotus ja The White Lotus on 2 erinevat asja või? Ma ei tea. Kas see oli nagu ühes spaas toimus kõik või? Ei, Itaalias. Ei, ta oli ka selles esimeses osas ju. Aga ma ei teadnud ta päris nime. Oli küll, ta oli esimeses osas ka. Aga ma ei tea, et ta teises oleks olnud. Ei no, ma ei ole teist vaadanudki ju. Ma vaatasin teist siis või? Ma ei tea. Ma ka ei tea. Mul näitab, et seal 1 season neid. Ma ei tea, mul näitas HBO-s. Mul hakkas eile teine hooaeg pihta, nii et ma ei tea. Aga ma panin kinni, sest et lapse nädalal kell 10 on toiduaeg ja ma olen väsinud ja ma ei viitsi päeval olla. Väga segadust tekitavad õigestad praegu mulle. Ma ei tea, me mingeid erinevaid asju vaatasime vist. Mina ei tea, mis seasonid ma vaatasin seda, mis lennukis oli. Okay. Ma olin nii palju mingi memesid ja asju näinud sellest, et vaatasin ära. Seal oli ju see koht, kui sõõtis paadiga ja siis ma olen näinud seda miimi, vaata, kus Jennifer siis on ja teeb seda klaasiga see yeah. See koht oli seal ju. Siis me vaatasime sama asja. Ja siis see Peppa Pig ka. Okei, ma jälle, you lost me. Seal oli nagu see, et how do I look ja siis see hotelli omanik ütleb Peppa Pig. Ma võib-olla olin sellel hetkel teises toas. Aga nad ei olnud spaas, vaid nad olid Itaalias. Võib-olla see oligi teine hooaeg siis. Ma ei tea, ühesõnaga ma hakkan vaatama siis täna õhtul. Ma tegelikult tahaks, ma sain selle Malluka raamatu. Laenati mulle. No. Ja tahaks tegelikult seda... Pole alustanudki veel või? Ei. Okay. Ma sain paar päeva tagasi, mul on nii busy life ju. Et ei ole kahjuks praegu jõudnud. Nii, et äkki pühapäeval... Ma ei usu, ma arvan, täna ma vaatan seda sarja, täna see lazy day. Saab puhata. Mina ei tea, parem kui see 1 päev, kui ainult täiega lahistas. See sama päev, kus mul oli see hambaarst nagu, siis oli niimoodi, et kogu aeg oli ainult padukas. Oli jah, ja ma olin hullult planeerinud, et mina käin tõuksiga ära ja värki, aga ei, ikka ma pidin kilomeetri eest taksost maksma 7 eurot. Sest et niimoodi lahistasin, ma ei olnud nõus bussiga sõitma. Never again. Bussiga või? Jumal tänatud, et mul auto. Mul nagu on, aga jah, ma ei sõida. Praegu ei sõida jah, varsti. Loodame. No muidugi Jakob on ka kogu aeg ju trennides, siis ei ole seda autot lihtsalt. Ta on ka busy man, ma just mingi töllerdan niisama. Anyway. Mingit söögikohta veel või? Kunagi ma käisin seal Okos Viimsis või? Viimsis vist on ju. Noa on ka seal jah. Ja et on see nagu kaugemal. Ja, on. Noas ma olen ka kunagi käinud hästi ammu. Meil oli mingi kasiino töötajatega pidu seal. Ma käisin rasedana seal Noas, võtsin kõiki vegan asju. No, ma ei tea, mulle tundub lihtsalt, et vegani asjad on pigem maitsetumad. Ma ei tea, mulle lihtsalt tundub, nagu lähme täna ka, üks pliks tuleb veel, lähme sööme vafleid. Vegan vafleid või? Gluteenivaba või? Ei, ma ei tea ju, lihtsalt vafleid lähme sööme, ära sega vahele, mul läheb mõttes. Aga sa pidi gluteenivaba olema ju? No kogu aeg ei saa ju. Kas sa nagu mõistad seda, kui kaua me valisime toidu kohta või? Jah, ma sain sõimata isegi vahepeal. Mina ei tea, mina seda ei näinud, aga ühesõnaga, nüüd see point, mida ma tahtsin rääkida, et me lähme sööma, nüüd segasid sõitsid lihtsalt tuimalt oma õttukella vahel. Läks meelest ära point. Ühesõnaga, vahet ei ole. Las ta jääd siis. Ei no räägi ära nüüd. Ma ei mäleta ju, sa sõitsid oma jutuga sisse, ma räägin sulle. Mul oli mingi jumala hea point ja lihtsalt nüüd kadus ära. Tead, et öeldakse, et siis, kui läheb meelest ära, et siis ei olnud tark jutt või? Tuli meelde. No, ühesõnaga see rohekohvik, vaata, seal olen ka käinud kunagi, siis ka vegan asjad, aga nagu jälle siuke maitsetu. Ma ei teagi, kas nad ei oska soola kasutada või milles asi on. No hate, aga nagu miks see maitsestamine neil nagu keerulisem on või... Ma ei tea, ma olen ka seal hästi ammu käinud. Soola ja pipart ka nagu niimoodi või on. Paljudes kohtades enam ei ole meil soola ja pipart. Aga nõme on nagu küsida ka ja pange lihtsalt laua peale, maitse nagu eelistused on kõigil nagu erinevad. Ja soolaga üle panna on nagu lihtsam kui vähem. Lisada, ja.
et minule maitsevad soolased toidud. No ma ei ole nagu väga soolaste toitude fänn kunagi olnud, aga kui ma ütlen, et see mage, siis see on ikka väga mage, vaata. Mina olen Rohes käinud kunagi, mina ei mäleta sellest midagi. Ma käisin ikka väga-väga ammu. Ma ei tea, kas ma isegi sõin seal, äkki ma lihtsalt jäin mingi kohvi või midagi. Ma võtsin ta näeb armas välja. Poke, mingi seenepoke oli, seal oli mingi ruum oli peal. Poked ei olegi väga maitsekad ju. Seal peadki ise mingi kastme või sojaga. Seal oli minu meelest mingi maapähkli, mingi siuke kastmelaadne asi, mis oli siuke huvitav. Kastet on alati hästi vähe peal ju. Jep. Kogu aeg kastmega saab üle. Siuke sad face. Vähe kastet. Veeriste soos. Palun pange rohkem katset asjadele. I need it. Või ma pean oma hapukoorega käima hakkama igal pool. Sul on täna hapukoorkotis kaasas või? Ma ei tea. Varsti saame teada. Ei, no ma ikkagi eeldaks, et seal vahvlikohas mingi asja ikka saab peale sinna. No loodame, et see koht umbes ei ole. Laupäev ikkagi. Selle koha peal, kus see vahvel on, seal on minu arust iga aasta uus asi. Kunagi oli seal mingi vegan koht veel. No praegu on lihtsalt vahvel erinevate mingi dopingute asja. Seal oli eelmine... Aga ma olen nii kindel, et ma võtan poke kausi täna. Seal oli eelmine aasta oli seal mingi tai-köök. Tai restoran, ma ei tea, kas ta restoran oli. Esimene seal kogu aeg vahet. Võib nii nimetada küll, ma arvan. See on tegelikult hästi halva koha peal. Autoga ei saa peal nagu justkui, jah. Aga seal on nüüd see vaata kalamajas, et seal ei saa, üks tänav on nagu jalakäijat ainult. Et seal nagu autoga enam nii hästi liigi ei pääse. No peabki vaatama siis. Tead, rääkisime ilusast ilmast. Sajab või? Yes! I like it. Ma juba mõtlesin, et saab rahulikult mingi tiksuda värki, aga ei. Let it rain. Let it rain over me. Kui keegi teab, kust saab seda pistaatsiakreemi veits odavamalt kui mingi 14 €, siis öelge mulle. Aga ma rohkem eeldaks, et keegi saadaks mulle seda šokolaadi lihtsalt õiget maitsta. Või noh, meil suht rikkad inimesed kõik käivad Dubais reisil. Aga seal ei pidanud ka seda olema ju. See õige koht, mis teeb, sellel on välja müüdud ja saad ainult ette tellimisega ja siis on need mingid fake järgi tehtud. No mul klient ütles ka, et kes on mitu korda käinud Dubais, just eile rääkisime sellest ja ütles, et tema sõi seda Dubais ja tema jaoks ei olnud mingit haipi seal või et ei tea. Tavaline, regular. No, meil ikka siin, mujal maailmas ikka osatakse ära haipida, vaata. Ta on tegelikult suht pikalt juba olnud. Nüüd on hakanud kõik tegema seda. Aga noh, it is what it is. Ära tahaks küll proovida. Mingi pihv sõi jälle seal TikTokis ja teile mingi... Oh my god. Ise tegi või? Ei, talle saadeti kuskilt ja siis... Eestlane või? Ja see oli nii annoying vaadata. Ma arvan, et sa tead väga hästi. Ütles alla ja... Mina ei tea, mis ta nimi on. Ta oli nii annoying as fuck lihtsalt. Ta ongi. Ühesõnaga tekkis veel selline mõte ka, et oleme siin saanud kirju, et nagu väga-väga sooviks ripsmeid, aga ei ole nagu toiduga seoses mingisugust juttu nagu kirjutada. Siis ma mõtlesin, et ma pakun välja sellise variandi, et kes soovivad ripsmeid, siis saavad -10 € ehk siis hoolduse, paigalduse... Oih, ootame. Ühesõnaga, kuna meil on kirjutatud päris palju, et sooviks ripsmeid, aga toiduga seoses mingisuguseid jutte nagu väga rääkida ei ole või ma ei tea, hoitakse tagasi või arvatakse, et see ei ole nagu piisav asi, mida rääkida, siis nagu kõik on tegelikult. No meil kõigil on ju mingid apse juhtunud, mis on nagu naljakad, mis võiks välja tuua, on ju. Kohe kui meelde tuleb midagi. Ja kohe saadki kiri teele, on ju. Aga ühesõnaga ma mõtlesin välja pakkuda siis sellise asja, et kes soovivad ripsmeid, siis paigaldus on hoolduse hinnaga oktoobri lõpuni. Kirjutada siis Clashi Facebooki lehele või siis Instagrami, et soovid tulla ripsmetesse ja kirjutad juurde sooduskoodi mõjuaine. Ja selle järgi ma saan aru, et olete kuulanud podcasti ja saate siis omale natukene odavamalt ripsmed. Ilusad püsivad ripsmed. Jaa, vaadake. Tada! Vaadake mu ripsmed. Vot, et mõtlesin siukse väikse asja teile veel juurde teha ja oktoobri lõpuni kehtib see siis. 31 oktoober. Kuni? On ju? 31 päeva on oktoobris. Ja Halloween on 31 oktoober. Eks olema küll, jah. Nii et seda me ei pane mitte kuskile. See on ainult kuulajatele. See on ainult kuulajatele, jah. Et siis me teame, et sa oled kuulanud seda. Isegi preview klippi ma ei pane seda. Ei pane. See on secret. Special. Very special secret. Ma panen lihtsalt selle, et üks saladus. Hästi hea deal podcastis.
kõik peavad kuulama sunniviisiliselt, kuulu nüüd. kutsu sõbrannasi ka kuulama. Kõik kuulake. kõik peavad kuulama. Oh no. Jah, aga ega siis midagi. Tänaseks tõmbame otsad kokku, ma arvan, et siin on see läinud jälle need teemad nii üles-alla, vahepeal jõuame algteema juurde tagasi, et ma arvan, et sellega peab ära harjuma lihtsalt. jaa, see on meie stiil. see lihtsalt kuidagi on nii. Tuleb ühe asjaga midagi meelde, vaata, siis tahad kohe jälle. Aga kui kellelgi näiteks on soovitada mingisugust väga head veiseliha mingit restorani, siis ma ootaks seda soovitust tegelikult, sest ma tahaks millalgi nüüd lähiajal minna mingit väga-väga-väga head veiseliha sööma. Argentiinas ei ole või? Ma olen käinud seal, ma tahaks midagi uut ja midagi väga head proovida, mis on nagu seda raha päriselt ka väärt. Et soovitage Kellile. Ja mulle soovitage mingeid odavaid kohti. kus saab süüa. Mäkki. Mäkki ei üldse odav ju. No enam vist ei ole, jah. Okei, davai, tõmbame otsa kokku. Tšau!